Okei, pane jah. tere, Aet! Tere, tere. tere, tere! Tere, tere. Jaa, See oli huvitav. et te saaksite aru, siis tegelikult peaaegu et hoiatasin Aetu, et ma panen salvestama ja ma ei öelnud, et ma teen seda nüüd ja siis me siin kõkutasime naerda, me oleme peaaegu 15 minutit sinuga lobisenud maailma asju ja siis ma ütlesin Aedule ka, et kuule, paneme salvestama, seepärast et inimesed jäävad nii olulisest infost ilma ja nii see läheb. Ja enne kui ma Aet annan sulle mikrofoni, siis aitäh teile kõigile, kes te olete kanalil Numbrite Keel. See on numeroloogiline kanal ja mu külalised tulevad siia läbi kellegi ja mõni annab endast ise märku. Ja Aet, sind ju ka keegi juhatas minuni, nagu ma aru saan. Jaa, see oli üks sinu podcasti külaline Riine Jaa. ja temaga te vist tegite üks paar kuud tagasi vist podcasti ja ma kuidagi juhtusin tema, mis ma juhtusin, juhuseid ei ole, selles mõttes see oli ette määratud ilmselt, et ma läksin tema ühele koolitusele ja siis me ka pärast jäime suhtlema ja siis ta ütles mulle, et mine. Ja kuna sa oled Aime juures, Aime klubis Eestis käinud ka või nüüd ta on Sirilin stuudio, mul jaoks Aime klubi veel vanast ajast, siis mul kohe kuidagimoodi, see on huvitav see, et kui keegi üks räägib ja soovitab midagi on õige asi, siis seesama asi tuleb kuskilt teisest kohast ka vupsti tuleb ette kohe ja siis on see nagu märk, et kuule, võta siis nüüd ühendust, et ega ma ju mingi suur nii-öelda enda soovitaja ju ei ole, aga ma mõtlesin, et ma võtan nüüd julguse kokku, ma teen seda. No ja oli väga lihtne selles suhtes, et mul oli nii armas saada sinult kiri, seepärast et mulle meeldib, kui kasutatakse emotsioone, ehk siis need on need lillekesed, naerusuud, ta-ta-ta ja sinu kiri oli täis sellist armastust, seda oli nii armas lugeda, nii et aitäh. Ja siin me olemegi. Ja, ja sinu kodulehtki, issand, see oli nii armas, siis kui ma ütlesin, et pane see koduleht oma nime taha ja heatuju.ee. No lihtsalt fantastiline ja sul on väga mega lahe selline nakkav naeratus. Aitäh sulle selle eest. Ma tänan. No, võt see hea tuju tuli tegelikult alguse sai sellest hoopiski, et ütleme, et see, millega ma praegu tegelen, et siis, kui ma see kodulehe nime sai, siis ma ei teadnud sellest mitte midagi väga palju, aga see tuli juba enne. Ja see tuli praegu siis kas 14 või 15 aastat vist on tagasi tuli sest siis ma hakkasin nii-öelda äri tegema. Ja ma müüsin siukseid emailist värvilisi emailnõusid, siukeste suurte naervate ja lõbusate kasside ja koertega, elevantidega, kaelkirjakutega. Okay. Ja kuna inimesed mind selle järgi tead, siis ma jätsin selle sama kodulehe, siis ajurveda.ee ja kõik asjad olid juba ära võetud ja ma mõtlesin, et mina olen siis hea tuju. Et seda on alati kõigil vaja. On, siis nüüd enne kui täiesti nagu juba teema juurde lähme, siis sinu edukuse kood on ka hästi heatujuline ehk siis 35212. Ma ikka kirjutasin jälle oma tahvlikesele kõik asjad ülesse. Kes pikemalt on juba siin olnud, siis teab, et ma muudkui kritseldan neid asju üles ja siis enne kui me veel salvestama panime, siis ma rääkisin veel igasuguseid põnevaid numbreid, mis sinu sees on. See, mis ma kohe niimoodi põmdigi nägin. Seda kõike ma ei hakka rääkima, aga tead mis, sa kuulud grupp number 3 ehk siis see, et sa oled 3. päeval sündinud ja teie, kes te olete 3. päev, 12, 21 ja 30, siis teid ma üldse nimetan selliseid inimesi, kes tulevad seltskonda, nad naeravad alati, naeratavad, viskavad nalja, neil on kõik nagu lõbus, selline hästi-hästi lahe. Et teie ka, kes te nüüd seal oma lähedasi vaatate, kes kuuluvad nüüd sinna gruppi, siis nii nagu Aet samamoodi suure laia naeratusega räägib siin ja veel heatuju.ee, no võrratu. Aet, millega sa tegeled? Kes sa oled? Noh, ma kõigepealt olen naine, tore inimene, heatujuline. Aga mulle tegelikult siin elus inspireerib mind väga ajurveda, selline iidne tervisetarkus. Et kui me läheme nüüd natuke kaugemale, siis või natukene nii-öelda ajaloos tahapoole, siis ma olen üllatuslikult õppinud tegelikult hoopiski loomaarstiks. Seda väga paljud inimesed üldse ei tea.
ja ütleme niimoodi, et sellest ajast, kui ma Ayurvedaga tegelema hakkasin, kui minu ümber teistsugune seltskond ümber tuli, siis on see siiamaani veel sealt seltskonnast väga paljudel üllatuseks. Aga ma ise nagu arvan, et see on hästi hea, sellepärast et see nii-öelda meditsiiniline taust on ikkagi loomadel ja inimestel, füsioloogia, anatoomia on ikkagi üldpõhimõtetes nagu sama. Ja ma arvan, et see on mulle selles mõttes selle süsteemi mõistmisest nagu, mis jaoks just nagu väga-väga-väga palju kasuks tulnud, et ma tunnen nagu seda, et see on see, mis mul on aidanud just seda nagu sellisel kujul nagu mõista. Ja ma ei kuulu nagu ka sinna hulka, kes väga ainult nagu nii-öelda seda Ayurveda süsteemi, et kes ainult raiub seda, et ma ikka alati ütlen ka, et igal puhul see ei aita ka, et mõnikord tuleb ka meditsiini poole pöörduda, mis on täitsa tõsi ja seal tulebki nagu see tasakaal leida, et selles mõttes ma olen ikka peast loomaarst natuke. Kuule, aga siis siin on numbrid siin selles edukuse koodis 22. Tead, mis numeroloogiliselt ma ütleksin selle koha pealt, et sa oled megatundlik inimene ja kui sa seal loomade maailmas siis ringi liikusid üldse, tegelikult ma tahaks teada, miks loomaarsti amet ja siis see, et kuidas on sealt järgmine käik nagu sinna Ayurvedasse, et vaata, nüüd ma räägin, enne seda, kui sa hakkad vastama, siis need kahed viitavad sellele, et sul on justkui kolmas kõrv, sul on kolmas silm, sul on justkui tundlad püsti ja tegelikult nendel inimestel, kellel on kahtlased edukuse koodis palju, siis teil on eelmiste elude kogemusi nii palju, et aeg-ajalt te võite välja ütelda mingeid teatuid lauseid, teatuid mingeid mõtteid ja siis isegi ehmud selle peale, et aga kus ma tean seda? Sest teil tuleb kogu aeg justkui meelde midagi, mille peale sa ise ka üllatud ja teised inimesed ka nagu imestavad, et vau, kus sa tead seda? Et sul on hästi tugev intuitsioon, et kuidas sa ise seda nimetad, et eriti vaata loomadega, kui sa seal olid tegemises ja miks sa sinna maailma läksid, sellepärast et arvatavasti sa juba tunnetasid neid, sa said juba aru arvatavasti juba võib-olla ka puudutamise teel nendest ja kõigest muust. Nüüd ma rääkisin sinust hästi palju, sina nüüd lükka ümber või jaata ja siis räägisid oma teekonda üldse loomaarsti ja kogu selle Ayurveda juurde. Vaata, selles mõttes, et ega me valime omale ju elukutse või ameti siis, kui me tegelikult asjadest veel mitte midagi ei tea, eks ju, mis me teeme, mis me tahame, aga minu jaoks on nagu see või see veterinaaria, ega ma tegelikult päris täpselt ka ei kujutanud ette, kus ma lähen või mida ma õpin ja minu jaoks oli tegelikult pigem see võib-olla see nii-öelda see minu teelejuhataja oli minu enda vanaema, minu ema siis, eks ju, kes elas, praegu ta ammu enam ei ela, et kes elas kuskil seal Võrumaa metsade vahel ja kus ma suviti olin ja kus ma nende loomadega nagu koos olin, et võib-olla nagu see pigem mind paelus see kontakt loomadega, et ega ma nagu siis ei kujutanud ette, et ma vist päris nagu arstiks hakkan, eks ju. Et see võib-olla natukene sellel ajal tuli nagu pärast nagu juurde, et seal tuleb, ma ei tea, mida iganes õppida, eks ju, verepilti ja kõike muud, eks ju, haigusi ja kõike seda. Ja ütleme niimoodi, et ma siis ülikooli ajal siis käisin erinevates kohtades praktikal ja peale ülikooli ma tegelikult natukene aega töötasin riigisüsteemis hoopiski ja tegin ka nagu tegelikult seda praktilise loomaarsti tööd ja siis mingil ajal ma olin ka päris tükk aega olin ravimifirmades on ju tööl ja käisin just nagu loomaarstidel külas ja tutvusin, sain enamus Eesti loomaarstidega siis sellel ajal tuttavaks, et see oli minu jaoks ka nagu väga tore aeg ja mulle tegelikult see ka väga sobis. Aga jah, selles mõttes, et mingil hetkel mind sealt koondati, sest ma tegelikult juba hakkasin tegelema igasuguste selliste tundlikkusega ja selliste natukene holistilisemate teemadega siin, igast reiki ja tantraõpetused ja joogaõpetused ja ma sain natuke teadlikumaks ja ilmselt olin ma ka natukene, julgesin nagu rohkem enda eest seista võib-olla. Ja vaata, see ei sobi ju enam eriti kellegile ja siis mul lihtsalt mind koondati. Ja mul oli tegelikult hea meel, ma ootasin seda juba tükk aega,
aga lihtsalt ma ei tahtnud ise igaks juhuks lahkuda, aga siis see tuli kuidagi tegelikult väga õigel ajal ja siis tuli samal ajal ka Ayurveda minu ellu, sest et põhimõtteliselt nii kui mind tööd koondati, nii ma nägin Ayurveda massaažikoolituse kutset kuskil sotsiaalmeedias või ma ei tea, kuskilt ma seda nägin ja ma läksin sinna Ayurveda kursusele tolleaeg siis Grothmani Terviseakadeemia Alar Grothmani juurde, siis ma olin müüdud ka sellele Ayurvedale et see käis kohe, see käis hästi huvitavalt, see käis põhimõtteliselt nagu päevade küsimus peale seda, kui üks töö otsa sai, tuli teine nagu kohe. Et selles mõttes ma nagu, aga no vaata nende loomadega on ka selline asi, et noh, nüüd ma olen jälle natukene viimased 4-5 aastat olen jälle selle loomade ravimise asjaga ka tegelenud, eks ju, et kuna loomaarstide põud on Eestis ja siis on mind nii-öelda palutud asendama ja niisugused, ma teen selliseid lihtsamaid pigem niisugused lihtsamaid asju, et mul vahepeal on ikkagi auk jäänud sellel ajal, kui ma Ayurvedaga tegelesin ja kõik ravimid ja kõiksugused diagnostikameetodid ja kõik on nii palju nagu edasi arenenud, et ma olen, ma pean ausalt tunnistama, olen sellest maha jäänud ja ma praegu nagu tunnen ka nagu seda, et ma ei saa nagu, ma ei oleks siis aus, kui ma läheksin sinna veterinaariasse nagu saba ja sulgedega sisse, sest et ma tahan ennast ikkagi edasi arendada nii Ayurvedas kui siis veterinaarias ka, et kui ma ütleme, et 100% sellised, mõlemas osas on ennast koolitada vaja, eks ju. Aga noh, paraku 24 tundi olen tööpäevas ja mina füsioloogiliselt vananen. Ja ma tunnen, ma tunnen nagu seda, et ma et kui ma nagu mõlemile annan nagu sellise nagu 120% nagu tähelepanu, siis ma võib-olla põletan ennast läbi ja see tundlikkuse teema, mida sa küsisid, et nojah, et eks sellega ongi niimoodi, et eks mul seda loomade suhtes ka tundlikuks võib-olla nagu on, aga võib-olla see on ka natuke see, et võib-olla need asjad, mida ma tahaksin teha, ei ole päris nagu sellises klassikalises loomakliinikus nagu võib-olla lubatud ka, et natukene ja ma pean aktsepteerima seda sellepärast, et niimoodi see on ja mina näen vahepeal hoopis mingisuguseid teistsuguseid asju ja tegelikult ongi nii, et kui ma olen, ütleme, et olen loomakliinikus tööl, inimene tuleb murega minu juurde, ma näen teinekord hoopiski neid seoseid inimeste ja loomade vahel või et seal mingid haiguste põhjused on kuskil peremehes või kuskil, aga need inimesed ei ole tihtipeale, nagu tuleb ikkagi nii-öelda klassikalisse loomakliinikusse, siis ta ei olegi valmis seda vastu võtma, et mul ei ole nagu väga-väga üksikud, kes võib-olla mind ära tunnevad selle rohelise kostüümi sees, on ju, et siis nad küsivad niimoodi, vau, äge, et aga mis sa sellest sedamidi arvad. Aga üldiselt on niimoodi, et ega nad ei tule sellist infot sinna saama, et nad tulevad sinna tegelikult ikkagi mingi konkreetse haiguse puhul analüüse tegema ja ravima ja võib-olla vaktsineerima oma lemmiklooma ja nii edasi, eks ju, et ma ei saa võtta seal nagu seda teistsugust rolli nagu. Saan täiesti aru ja mul käis praegu 1 miljon mõtet läbi, saad sa aru, selle aja jooksul, kui sa kõik rääkisid, 1 miljon on palju öeldud. aga jaa. No 500 000. Ja 500 000, jah. Ma olen ise ka olnud, selles suhtes ma olen 3 koera omanik ja mul on enne ka olnud koeri ja ma tean ka numeroloogias see, et issand, nüüd ma olen natukene väga kriipiks selle oma jutuga, aga samas on see, et kui lapsed ootamatult näiteks surevad või koerad surevad ootamatult või kassid või mida iganes, siis tegelikult on see seotud väga palju siis vanematega ja siis omanikega. No sõltub siis, kes on ju, kuidas selles rollis, et koera või kassi omanik või siis lapse ema või isa. Et see on nii kummaline, sa räägid täiesti õiget juttu selles suhtes, et mul tuleb praegu sellega seoses meelde see, et kui me käisime elukaaslasega, täiesti teine teema, käisime puhkusel ja siis olin lennukis ja ma lülitasin ennast selles suhtes välja, et ma ei ole seal kui numeroloog, ma olen seal lihtsalt Merike, ma puhkan. Ja siis saad sa aru, siis sõit kestis 6 tundi ja need inimesed, kes siis mu kõrval oli, see oli juba tagasi lend, me olime samas hotellis ja me muidu olime terve nädal aega, olime lihtsalt niisama nagu
ja siis korraga lihtsalt saad aru, siis kogu selle lennuki aja ma tegin numeroloogia analüüsi, tegin 2 siis nendele naisele ja siis nad ütlesid, terve nädal sa mitte millestki ei rääkinud, et sa oled numeroloog. Ma ütlesin, et ei, ma ei pidanud seda nagu oluliseks. Et ma olin lihtsalt turist, vaata, nii nagu sina just ütlesid, et sa tegelikult tegeled ajurveedaga ja inimesed tulevad hoopis teise mõttega nagu sinna. Ja saad aru, mul pole kunagi lennureis nii kiiresti läinud, kui see 6 tundi läks lihtsalt, saad aru. Ma niimoodi vahutasin seal, mõtlesin, et täitsa pekkis. Ja siis mu mees ütleski, et jaa, kohe on aru saada, et me hakkame koju jõudma, et siis ma lähen täiesti nagu sinna oma nagu lainesele tagasi. See selleks, aga siiski, et kommenteeri. aga tead, ma tahan öelda sulle selle asja peale ka niimoodi, et noh, eks kui ma Indias rändan, ma käin talviti, olen viimastel aastatel olnud seal mingi 4-5 kuud Indias on ju ja kui ma Indias rändan ja üldse nagu, kui ma lihtsalt ka kuskil seltskondades käin, et ega ma ei ole meile kohe silti rinnas, et tegeleb ajurveedaga või tegeleb numeroloogiaga on ju ja sa oledki, kui sa kellegi teise sündmusele lähed või kuskile lähed, sa ei lähegi lipp püsti ju ennast sinna kuskile tutvustama või mida iganes, aga vahest seda ma olen küll märganud, et see ajurveeda osas ka, et kui vahel tundub, et inimesed nagu ei ole üldse huvitatud sellest, mingitel kordadel tundub, siis mingil hetkel on jälle selline tunne, et issand jumal, et nad avastavad midagi müstilist kohe, kui nad hakkavad rääkima, nagu et see on midagi sellist, mida nagu polegi mitte kunagi maailmas olnud äkki. Kusjuures vaata, ma ütlesin sulle ka enne, kui salvestama panime, et nüüd on osad külalised, kes mul on käinud podcastis, vihjavad ka ajurveedale ja siis Timo Reinpal ka vihjas, et tema väga palju kasutab ajurveeda astroloogiat. Et mis asi see ajurveeda on? Sina ütlesid, et sa läksid ajurveeda massaažikursusele. Sain ma õigesti aru, on ju? Ja ma läksin ajurveeda massaažikursusele esialgu ja ütleme, et ega nüüd ajurveeda on, ütleme, siis 5000 aastat vana terviseteadus, mis nagu põhimõtteliselt ta on niimoodi laias laastus, eks ju, et ütleme, et ma päris väga peensusteni ei lähe, sest ma tahan, et tavalised inimesed ka seda aru saavad, on ju. Et põhimõtteliselt, eks ju, et tänapäeval ta on siis kõige laiemalt levinud siis ikkagi Indias, Põhja-Lõuna-Indias on ju, Sri Lankal on ka ja seal Nepaalis, seal kandis ka, aga need meie jaoks ikkagi põhilised teadmised ja põhilised õpetused on tulnud sealt India kandist, eks ju. Ja praegu Indias on ajurveeda hästi populaarne ja ajurveedas ja Indias on ajurveeda on tavameditsiiniga nii-öelda ühe pulga peal. Et ta on täpselt samamoodi aktsepteeritud kui tavameditsiin ja tead, kohalik rahvas seal ikkagi käivad teadlikum rahvas käib kõigepealt ajurveedaarsti juures ja kui ta sealt abi ei saa, siis ta läheb nii-öelda läänemeditsiiniarsti juurde. Mis ei tähenda, et läänemeditsiiniarsti pole vaja ja ajurveedaarstid ka alati, ütleme, saadavad, kui minna nende juurde, siis nende kliinikusse sinna oma seda puhastusi tegema, siis ikka nad tahavad saada verepilti, vereanalüüse, kui vajaduse saadavad nii-öelda ühesõnaga ultrahelisse või kuskile röntgenisse või et nad ei ennusta ka midagi kohvi pealt, on ju. Aga põhimõtteliselt ajurveeda baseerub sellel, et me oleme nagu selle universumi osa. Ja kõik need protsessid, mis toimuvad nii-öelda looduses, toimuvad ka inimese kehas ja me põhimõtteliselt meie igasugune haigus tähendab seda, et meie kehas on midagi sellist paigast ära läinud nagu või on erinev sellest, kuidas me siia sündisime, nagu me sünnime siia mingisuguse kindla elementide koodiga, mis on need maa, tuli, õhk, vesi, ruum, eks ju, et meie kehas on neid elemente igalühel mingites kindlates kogustes, mitte nii, et on kõiki võrdselt, vaid igalühel on erinevalt, et me sünnime siia ja kui see kood meie kood paigast ära läheb, et siis hakkavad mingid probleemid tekkima, on ju, et me peame püüdma, sellepärast, et see on meie jaoks loomulik olek ja sellisena tunneme ennast kõik hästi ja kõige paremini aga me elus ikkagi joome veini vahest, läheme hilja magama, ma ei tea, sööme suhkrut,
liiga palju torti, liiga palju jäätist, on ju. Noh, natukene võib-olla ennast raiskame, teeme liiga palju tööd, tänapäeval eriti teeme natuke rohkem tööd kui vaja, mitte natuke, vaid palju rohkem. Ja siis ongi üks hetk ärevus, stress ja peavalud ja seedimise probleemid ja nii edasi ja siis sealt hakkab kõik pihta. Et selles mõttes nagu Ayurveda on nagu selles mõttes siuke terviklik süsteem, et mina ei tegele otseselt inimeste ravimisega, on ju. Mina pigem nagu võib-olla lihtsamad aitan nende seedimisprobleemide, ärevuse, une selliste, nad ei ole ka tegelikult lihtsamad, nad on selles mõttes väga olulised, aga ma ei ole selles mõttes Ayurveda arst, et ma nagu kellelegi mingit ravikuure määran, on ju, et selles mõttes, et ma pigem ikkagi olen rohkem pühendunud sellele, et inimesi aidata terved olla, et tegeleda selle eeltööga nii-öelda, et aidata inimestel olla terved ja niimoodi elada, et nad ei peaks haigeks jääma ja siis ütleme, ma õpetan ja teen ka massaaži, nii et Ayurveda näomassaaži ja jalamassaaži ja üldmassaaži ja ma ei tea, palju ma olen neid massaažikursuseid oma elus teinud, seda on väga palju. Ma mõtlesin, et ükskord loen kokku, aga mul läks lugemine sassi. Ma pakun, et see on kuskil 70 kandis. Ma olen teinud näomassaaži juuksuritele Nõmme näiteks, mul peamassaaži koolitus ja niisuguseid asju, et see on selline ja minu jaoks on hästi oluline see, et tänapäeva sellises turundusmaailmas see populaarne ei ole, aga minu jaoks on pigem oluline see, et see inimene ei oleks elu lõpuni nagu minuga attach itud, eks ju, või minusse klammerdunud, et ma kogu aeg pean teda aitama, või minu jaoks on ikkagi tegelikult oluline see, et inimene õpib iseenda eest hoolt kandma, et tal on endal mingisugused sellised lihtsamad eneseabivahendid, et ta saab iseendaga hakkama, et ta ei pea kogu aeg, et ma ei pea elu lõpuni teda nii-öelda käest kinni teda edasi viima. Kas sa ise teed ka massaaži või sa ainult koolitad nüüd massaaži, neid kursusi teed? Kuule, ikka teen ise ka massaaži muidugi ja, et ma ise teen ja ma ise õudselt armastan peamassaaži, pea- ja kaelamassaaži näiteks, nii et palun tule kogema, kui sa Tallinnasse tuled, see on nii äge, et see pea-näomassaaž ja kaelamassaaž, see on siuke minu niuke highlight või lemmik, et see on ikka siuke, kus lähevad lendu, tõusevad vahetevahel ja jalamassaaž ka ja ma tegelikult olen seda Abhyanga õlimassaaži üle kogu keha, ma olen selle koolitusi ka teinud ja seda ma teen ka, aga selle koolitus ma nüüd ei olegi teinud 100 aastat, sest et ma isegi ei tea, miks, sest et minu jaoks on see, et ma olen tuntud oma mõnikord võib-olla isegi liiga põhjalikkuse poolest, on ju, et tahan natuke kontrolliv ka võib-olla aga et ma tahan olla hästi põhjalik ja minu jaoks on see oluline see, et kui minu juurest massaažikursuselt inimene ära läheb, et ta on tegelikult ka seda massaaži teinud ja ta on seda mitu korda läbi teinud, mitte see, et ta on ainult kuskilt näinud aga ma ei lase kedagi niimoodi minema, et ta pole läbi teinud, vaata. Ma olen kuri heas mõttes. See on nii põnev, vaadake, te, kes te nüüd kuulate seda kõike, siis me ikka Aeduga rääkisime, ütleme peaaegu et 20 minutit enne, kui ma panin salvestama, siis me rääkisime meie numbritest ja Aed, sinu elude number on 1, et minul on ta 8 ja meil on hästi palju sarnaseid jooni just selles suhtes, et me peame õppima delegeerima, see meie selline kõige negatiivsem asi, mis meil on, mis viskab meil kõik elu lappesse, on see, et kui me tahame kõik ise teha ja sellest me natuke rääkisime ka ja sa ütlesidki ise ka nii armsasti, et ma olen võib-olla vahel ka liiga kontrolliv, võib-olla selline perfektsionist, et see tuleb sealt number 1, et aga ega siis meid kui täiuslikke ei olegi siin nii palju olemas ja mina küll ennast täiuslikuks ei pea, mina ikka tihtipeale jälle naksan selle ära, kus ma jälle kamandan, korraldan, jooksen nagu orav rattas, tahan kõiki asju ära teha, seepärast, et ma arvan, et ma teen kõige kiiremini need asjad ära, et ma ei viitsi vaadata, kui keegi teeb aeglaselt. Saad aru, on tuttav tunne. Absoluutselt, kui teine ei oska nii hästi tehagi kui mina, on ju. Ja eks mul on endal ka selles mõttes selle delegeerimisega, et siis mõtled, pagan, ta ei tee nii hästi seda kui mina, on ju, aga me õpime.
ja ma proovin. kõige tähtsam on minu meelest see, et jagage teie ka palun siia kommentaaridesse, kes te nüüd vaatate, et kellel leidub seal edukuse koodis kas ühtesid või 8 või 4 ka näiteks. et see on hästi inimlik, kõige tähtsam on see, mida mina ise koen, on see, et ma lihtsalt saan aru, et ma olen nüüd seal energias ja siis ma lihtsalt ütlen endale, et vau, 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 Merike, võta natukene alla, et aitab küll, ära tõmble siin nii palju. Kuule, aga siis, et sinul on ka selline number 5 siin edukuse koodis, mis viitab sellele, et sulle meeldib meeletult uurida, puurida erinevaid nagu neid valdkondi, siis üks täiendab teist ja kõike muid asju. et kuidas sinul on selle asjaga, et vaata, et hoida ennast rohkem nagu raamides, rohkem võib-olla kas Ayurveda või tuleb tihtipeale selline laine peale, et tahaks, see on hästi põnev, vaataks seda ka natukene, uuriks seda ka, et äkki seda saaks ka kuidagi ühendada nagu oma tööellu või üldse inimeste aitamisellu. et kuidas sul... vaata vaata, see on selles mõttes ikka väga hea küsimus, mida sa küsid, et üldiselt minu jaoks nagu see Ayurveda on nagu hästi klassika, vaata, et Ayurvedal, noh, et ega ütleme, et selle Ayurvedaga on kõiki asju nagu on raske kombineerida, aga ma olen ise igasuguseid erinevaid asju elus õppinud ja see on selles mõttes õige, et ma olen ikka võtnud ampsanud siit-sealt 3. kohast ja siis ma olen jälle mõelnud, et kuidas seda Ayurvedaga kombineerida ja minu see kontrollivajadus vaata ilmselt ei lase vaata seda alati ka kombineerida ja samas nagu ma nagu ise kasutan mingeid asju ja oma klientidele ma mõnikord ütlen ka, et minna selle või teise või kolmanda juurde, kes sul seda probleemi aitab nagu lahendada, et seda kindlasti, et ja eks ma ikkagi natukene olen püüdnud nüüd ka rohkem oma neid piire võib-olla nagu selles mõttes nagu laiendada, aga samas jälle ütleme, et kui on Ayurveda massaažikoolitus, siis seal ma jään küll nagu hästi rangeks või selles mõttes rangeks, et kui te koolitusel oleme, siis tegeleme Ayurvedaga, pärast kombineeri või tehke mis tahate. aga et see on selles mõttes, et kui sa praegu kogeme praegu Ayurvedat, eks ju, et oluline on nagu see kogemus nagu kätte saada, aga vot, et aga jah, eks ma kipun võtma siit-sealt ja ma kogu aeg ikka mõtlen, mida veel põnevat nagu juurde õppida. Mingil hetkel ma lihtsalt tundsin, et tegelikult mulle nagu võib-olla neid, et võib-olla nende teadmistega, alati on hea midagi juurde õppida, aga mingil hetkel tunned, et ma ei taha ühelegi koolitusele enam minna. See on ka normaalne. Seepärast, et tead, see, et sa oled 3. päeval sündinud, viitab sellele, et sa peaksid väga tugevalt tegema mingit oma asja ja oma asja selles osas, et sa peaksid fokusseerima. Mul on ka üks 3 olemas ja ma tean, kuidas see lappesse läheb. Ja see on nii, et vaata pidev rahulolematu sellega, et kui sa tahad nagu justkui vaba päeva pidada, sul ongi vaba päev, oled seal oma perega, eriti kui seal noorem ise olid. Ja siis sul kogu aeg on taga kuklas mingid tööasjad, tahaks seda. Ja, on täpselt. Ja siis, kui sa teed tööd, siis sa mõtled, millal ma viimati puhkasin. Ja siis, kui sa tead, kui sul on see vaba päev, siis sa ei oska puhata. Et vot see on see 3 vibratsioon, sa oled 3. päeval sündinud ka, nii et kui palju sina üldse oma asjadest räägid kuskil näiteks Facebookis, Instagramis, Youtube'is ja selliseid asju, et number 3 ütleb seda, et sa pead seda tegema selleks, et oma energiat nagu maha rahustada, saad aru, et tasakaalu saada. Tead sa, ma ikkagi olen rääkinud, ma ikkagi räägin ja jagan, aga nagu mingil hetkel ma tundsin nagu seda lihtsalt ka, et seda informatsiooni on nagu nii kohutavalt palju, et ma lähen jälle, panen mingisuguse asjaga nagu sõidan inimestele nagu sisse natukene või et mul hakkas nagu see tundma, et ma muutun nagu pealetükkivaks ja kuna see praegune kõik see meedia ja kõik see reklaamitööstus on nagu kohati, minu jaoks on ta kohati nagu pealetükkiv ja mulle nii paljud asjad sealt ei sobi, nad lähevad minu isikliku sellise nagu eetikaga nagu kohati nagu vastuollu, siis mul on nagu natuke siuke tunne, et issand, et tahaks niimoodi, et oleks kuskil seal nagu iirurus ja siis kõik tulevad vaatavad, tere, mis sa siin teed või et kas ma saan sinu juurde tulla, aga see ei tööta niimoodi, vaata, aga siis ma ikka pean ja vaata, ega teinekord on ka see asi, et kui tuleb
et ikkagi, kui meil on nagu mõnikord mingisuguseid niisuguseid endal isiklikus elus ka niisuguseid noh, nagu negatiivsemaid perioode, võib-olla kui noh, ütleme, et ka majanduslikud ja niimoodi nii hästi ei lähe, et siis ma nagu kipun ka vaata seda tegema vahest, et panen hakkama tead pendeldama ühest seinast teise, et siis see fookus nagu kaob ära ja see fookuse hoidmine nagu on minu jaoks ikkagi ka väga suur väljakutse, ma peaks ütlema, et leida see, et olla, püsida selle ühe asja juures ja noh, et siis ka see klient saab aru, et millega ma siis nagu tegelen, on ju. Me nagu ei ole, ma ei tea, mingite kaelkirjakute ja inimeste spetsialist nagu korraga, on ju. ja Kaamilid. sinu see number 2, mis on keskmine number siin selles edukuse koodis, viitab sellele, et tegelikult sa peaksid kasutama väga palju oma kurgutšakrat ehk siis seda, et sa peaksid välja rääkima oma asju, rohkem esitlema, su energia liigub väga palju läbi naiste ja laste ehk siis koolitaja, nii nagu sa oledki koolitaja, väga hästi nabakümpi. Ja see, et sul on see number 5, siis see viitab sellele, et vahepeal lähed hästi nagu lappesse, tahaks seda, teist ja kolmandat. Oh, jumala see õudne. Nii nagu sa ütlesid, et fokusseerimine on oluline, tõepoolest on oluline ja siis ka need asjad, et lihtsalt rohkem välja rääkida ja lõpetada endale see mingi hirmu teema. No, kas see on nüüd hirmu teema, aga täpselt mina tunnetan ka aeg-ajalt. Ah, kellele on vaja seda informatsiooni, mis ma jagan? Ma olen nii väsinud, omast arust juba nii palju nagu räägin. Aga õnneks mul tuleb seda võib-olla 100 päevas 1 kord või 2 korda. Et ma olen sellest nagu selles suhtes üle juba saanud. Eriti jällegi, kui nüüd väga tahaks kedrata, vaata sinna lapsepõlve ja kõik muud asjad, et laps räägib siis, kui kana pissib ja nii edasi, eks, et kes olen mina, et mina nüüd räägin. Aga sa ju tunned endas ka aeg-ajalt sellist inspiratsiooni või sellist energiapuhangut, et oh, ma pean jagama ja siis tuleb mingi asi vahele, ma ei tea, pesu on vaja pesta, nõud on vaja pesta, siis juba läks kohe mujale. Ja ei, seda on ja noh, ja vaata, tegelikult eks asi on ka selles, et vaata nagu noh, ütleme, et kui ma nüüd see aasta ma ei ole välja hõiganud, ei ole teinud, aga muidu ma siin mitu aastat järjest tegin selliseid Ayurveda siukseid kehapuhastuse retriite siin Eestis on ju, 4-päevaseid on ju, siis mulle nagu tundus nagu seda, et vaata Ayurvedas on Ayurveda kuldvarasse käib see selitatud või tegemine, see ki, vaata, oled kuulnud midagi. Et ja siis ja noh, ma olen seda ise palju teinud ja mingid aastad tagasi ma olen sellest õudselt palju rääkinud ja siis mulle nagu noh, nagu tundub, et mida ma sellest enam räägin, on ju, et kõik teavad, mis asi see on ja milleks see on ja nii edasi ja siis sa teed oma või oma kursuse, siis tuleb välja, et nad tahavad giid keeta, on ju, siis mõtled, et issand jumal, et see ongi nagu see koht, vaata, et siis sa saad aru nagu, et või noh, mina saan siis aru nagu, et tegelikult noh, et see noh, mis minu level on, et noh, need, kes minu koolitusele tulevad, nende level on ju kuskil hoopis mujal ja nad tahavadki selliseid lihtsaid asju teha ja see on täitsa okei, et nad tahavad seda giid keeta ja see on nagu tore, et nad tahavad ja siis me alati teeme loomulikult, kui nad seda tahavad teha ja nad on nii õnnelikud ja nii rõõmsad ja aga mul on nagu mitu aastaid tulnud, et issand, mida kaua ma sellest gi tegemisest räägin, et noh, kõik inimesed oskavad seda juba teha, kõigil on süda paha sellest, kui ma nagu hakkan sellest rääkima, vaata, on ju, noh, et endale see tundub niimoodi, aga tegelikult noh, nagu ju tulebki rääkida nagu kõige lihtsamatest asjadest, kasvõi ütleme nagu see, ma kordan jälle ennast üle, et just mõtlesin, et ma peaks ühe video ka sellest jälle tegema, et ikka, et Ayurveda kõige klassikalisem ravim on kuum keedetud vesi, on ju, mida hommikul juua nagu üles ärkad, pool tundi enne sööki jood kruusitäie kuuma vett, see paneb su seedimise tööle ja võtab ärevust maha ja kõik, on ju. No nägid, aga see kuule. on nagu nii lihtne, aga see on ju nagu nii lihtne asi, vaata, ja see on tasuta ka veel meil kõigile. Ja sa arvad kindlasti, ma arvan, et sa arvad, et kõik teavad seda. No muidugi. Ja mina ei tea seda näiteks. No eks ole. Eks No, ole. ja see on nii tavaline, kui ma mingi koolitusega teen, siis mõtled, et issand, kas ma nüüd jälle hakkan kuumast veest rääkima, siis Muidugi räägid ära ja siis on kõigil sellest kõige suurem, see ilmad kõige suuremad, issand, kui tore. Ja. No, aga endale tundub see nagu, et ma olen seda nagu juba 10 aastat iga nädal 10 korda kellelegi öelnud, et issand. Tead, siis minul tundub niimoodi, kuidas mina räägin ka hästi palju asju, kordan ja siis ma mõtlen, et täitsa pekkis, ma räägin seda iga kord. Ehk siis see, et meil on sellised aastad näiteks nagu 25, 35, 45, kui meie elus toimuvad mingid väga sellised kardinaalsed huvitavad nagu elupöörded. Ja kui sina nüüd ka ennast tagasi natukene seal kerid
kas sul tuleb näiteks meelde, no kõige värskem on siis sul arvatavasti ka see 45 pluss-miinus Mhm. 2-3 aastat. Et kas see kattus võib-olla sellega, et millal sina kõige rohkem hakkasid selle Ayurvedaga võib-olla tegelema või kas sul toimus siis seal midagi sellist Tead, minul toimus hoopiski Ayurvedaga tegelemine läks mul sinna, kui ma sain 40 ja huvitav ja ütleme, et tegelikult ütleme, et praegu on mul just nagu sellest ajast saadik see 12 nagu 12-aastase nagu periood, et just ma olen sellises huvitavas kohas, et nagu see 12-aastane shift nagu, okei. aga jah, minu see Ayurvedaga, aga ütleme niimoodi, et tegelikult ikkagi see 45 võib-olla juba enam mitte aga mul oli pigem 40, aga Vaata, siin ongi see lugu, et 45 on lihtsalt üks number, aga seal on ahah, pluss-miinus nagu need aastad. Seepärast, et ja. näiteks noh, numeroloogias on see 35, eks ju, aga minul oli 33 oli täiega nagu elu pöördus hoopis teistsuguseks, ehk siis see on pluss-miinus, Mhm. kuidas kellelgi on. Väga paljudel podcast'i külalistel on ka just olnud 40, 41 kuskil seal mingi, ma ei tea, kellel mis Mhm. mingisugune kehaline märguanne, kellel mingi vigastus, keegi oli kuskil kuhugi sattus, mida Mhm. iganes ja siis tuli täiega Mhm. kannapööre, politseinikust tuli, ma ei tea, terapeut. noh, umbes saad aru, No inimesed. mul oli ka 40 oli see, ütleme, et 40, 41, ütleme niimoodi, kuskil niimoodi oli mul see. Jah, niimoodi oli. huvitav, sa mainisid ära 12 tsükkel, et see numeroloogia, kus mina olen koolitanud ennast ja ma ise oma elul olen ka tajunud, et see on 9-aastane tsükkel. Jaa, kuule, selles mõttes, et see võib sul õigus olla, sellepärast et ma arvan, et üks 9 aastat, ütleme, et kui ma 50 sain, siis hakkas mul sihuke sihuke pesumasin pihta jälle võib-olla uuesti. no siin on et vaja, seal, jah, seal on ka mingi oma tõde sees, vaata. ja seal on vaja nagu seda täitsa. isikliku aasta energiat on vaja lihtsalt arvutada kokku ja siis sa tead täpselt, millises tsüklis see on. noh, Ja. selleks on kõige lihtsam see, et praegune jooksev aasta 2026 kokkuliites on 10, on ju, siis ta on pärast 1. ja kui võtame kokku siis sul on 9. aasta energia praegu ehk siis 3 sinu sünnipäev pluss mai, see on 5, see teeb kokku 8 ja pluss 1 on 9 ehk siis 3. mai, oi palju õnne, sa oled mailaps. Aitäh. ja, ehk siis sul hakkas eelmine aasta oli 8. aasta, see on siis raha ja karma aasta. ehk siis see näitas sulle arvatavasti seda, et kus kohas on sul mingisugused raha tegemata jätmised, kuskil energiat on võib-olla kinni, mingi asi nokk kinni, saba lahti. 9 nüüd sellel aastal toimub sul see 8-aastane selline nagu järellainetus, aga siis nüüd midagi sa hakkad jätma selja taha, mis enam ei toimi sinul ja sa hakkad täiega mingit uut asja aretama. ja muidugi ka hästi palju ka inimesi sinu elus hakkab muutuma, vahetuma. ehk siis no vot, ma ütlesin sulle ka, mäletad? Seda ma juba, seda nalja ma juba tunnen. jaa, et siin need mingid asjad elus toimuvad, et kohati on see nagu, kuidas ma ütlen sulle, et kohati on see nagu sihuke nagu kurnav, sest et see tekitab ikkagi ärevust vaata nagu ja see tekitab sihukest ebakindlust ja kõike seda ja noh, vahepeal ikka on sihuke tunne, et appi. Aga ja ma ütlen tõesti, et noh, et kui siin mul mõned kliendid küsivad, et oh, kas sul on ka vahepeal, et on stressirohked päevad või noh, et kas sina tunned ka, ma olen täitsa samasugune inimene nagu teiegi vaata, et mul käivad ka vahetevahel kassihod peale, onju. Aga selles mõttes ma nagu tean kuskil alateadlikult, et tegelikult on lahendused alati olemas ja ma olen hoitud ja kaitstud ja armastatud, et seda on elu nii hästi näidanud, et isegi nendel hetkedel, kui vahetevahel hoitakse lihtsalt nagu nii-öelda hoitakse kuskil pinna peal, et ära ei sure, aga ellu jääd, on ju noh, et meil kõigil on selliseid hetki elus olnud, on ju noh, et ma tahangi öelda, et see on okei, vaata, et ja minul ka, eks ju, ja sul on et veel ma sul on veel elude number, kui ma nüüd seda vaatan ühtepidi ja kui ma vaatan teistpidi, seal saab mitu lahendust teha, siis vahepeal tuleb number 10 ja 2026 on aasta energia 10 ja see on sinu aasta. ehk siis siin sa peadki, nii nagu sa ütlesidki praegu nii hästi, et ma pean usaldama, et meid kõiki juhatatakse ja sind eriti sellepärast, et su elude number enne kokkuliitmist 1-ni tuleb 10 ja see on sinu aasta. number 9 isiklik energia aasta on alati hirmutav, sellepärast et vahest tundub, et aga kuidas, aga miks minuga
ja siis lihtsalt tulebki nagu täiega relaxida, kogu aeg olla rahulik, kogu aeg usaldada protsessi, sellepärast et siis, kui sul järgmine aasta peale seda maid hakkab esimene energiaaasta, siis sa hakkad aru saama, miks mingid protsessid olid vajalikud. No absoluutselt ja noh, selles mõttes ongi, ma tean, ma olen noh, mitmete terapeutide ja kõik ütlevad mulle, et kuule, nüüd see on see aeg, mis tuleb üle elada, vaata või nagu mõnes mõttes, noh, heas mõttes üle elada, see ei ole nagu ja noh, ilmselt kui ma sellel teel ei oleks, kus ma olen, on ju, et siis see oleks mu jaoks nagu mega hirmutav ja võib-olla ma teeksin juba ammu suitsiidi selle peale, on ju, aga lihtsalt nagu aga õnneks nagu mul on ümber ka nagu tegelikult olemas inimesed, kes mind nagu väga hästi toetavad ja kelle käest nagu abi küsida, kui vaja on ja mitte isegi abi küsida, mis nad ikka teha saavad, toovad võileiva mulle, aga et seda nad annavad mulle ka, kui vaja on, eks ju. Ma olen ikka alati naeran, et kui ma nälga jään, et siis ma olen mitme sõbra käest küsinud, et kas sa suppi annad mulle siis või kord nädalas, et siis ma olen ikka 7 sõpra kokku küll saanud, on ju. Et iga päev võiks käia kuskil suppi sees. Et noh, see on selles mõttes see koht, vaata, et kus meil on nagu hirm millegi ees, mis tegelikult ei ole tõene, on ju, vaata nagu. Saan aru täiesti. Kuule, aga tule... aga no, siis jah. Ja, aga me kõik käime läbi neid protsesse, et praegu, kuna ma arutasin sinu asju kokku, siis sinul on nüüd see number 9 aasta käivitunud ja mul on nüüd number 2 aasta, mul oli see, ütleme 2 aastat tagasi. Üle-eelmine aasta siis, jah? Ja üle-eelmine aasta, enne seda oli siis see number 8, mis sina oled ära käinud ja mina isiklikult kogesin läbi küll pankroti äärt ja panin pillid kokku mõneski mõttes. Mu sees toimus täielik trigger. Ma ei saanud mitte essugi aru, mis siin maailmas toimub ja jooksin täiega kokku ja siis lihtsalt siin ma nüüd olen ja jõudsingi tänu sellele, et mul kõik jooksis kokku, kõik inimesed, süsteemid, ma mõtlesin, et käige kõik peesse. See ei saa olla normaalne, et kuidas minuga, miks minuga, mul ei olnud enesetapu äärt, aga lihtsalt see, et ma sain aru, et kui palju on valet õhus, kui palju on valet. Et see, mida mina elan ja see, mida ma näen, see on kõik vale, aga see on ju kõik minu enda projektsioon. Ma sain aru, et minu energia on täiesti lappes. Ja, et aga see selleks teie... aga see ongi, ja numbrid ja kõik see ümberringi meil, kõik see seda tegelikult ju välja toob, vaata, mõnes mõttes on ju, et ega me oleme ise, kes selle on kujundanud ja see on meie enda energia ja selles mõttes on ju nii hea nagu sellest lihtsalt nagu teadlik olla, vaata, et kui sa teadki seda numeroloogilist tausta ja veel mingit tausta, siis sa teadki, et see ongi see periood ja see ongi okei, et sellel perioodil see vaata nagu toimub, et sinuga nagu AI armastab öelda, et sinuga ei ole midagi valesti. Jaa, aga ma tahan seda ütelda, et siis ma ei olnud numeroloogia maailmas. Tänu sellele kõigele ma jõudsin numeroloogiasse. Nüüd tagantjärgi, kui ma vaatan seda, nüüd ma tean, kuidas atra seada. Et teie ka, kes te kuulate nüüd ka, võite kommenteerida, et kuidas teil, mis aasta praegu on, kuidas te tunnete sellel aastal ja kindlasti käige vaadake ka neid videod seal eelpool, kus ma olen siis rääkinud aasta energiatest, kui sa ei tea, mis asi see on. Kuule, Aet, aga läheks siis siiapoole nüüd tagasi veidikene. Kuidas inimesed sind leiavad, kui kaua sa oled selle ajurveedaga tegelenud ja jah, kuidas nad sind leiavad esiteks ja siis räägi mulle sellest India maailmast ka ja retriite sa mainisid mingil hetkel siin, et sa oled teinud retriite. Ja selles mõttes on huvitav, kuidas inimesed mind leiavad, vaata tead sa selles mõttes, et see on huvitav asi, et vahest mul on nagu sihuke tunne, et inimesed leiavad mind mingites siukestes kohtades, kus ma ei oska nagu isegi üldse oodata. Et mina vehin siin ja teen mingit reklaami ja tegelikult ta tuleb üldse kuskilt mujalt, on ju. Et vahest ma tunnen. Ilmselt vaata, ütleme, et aastate alguses oli see kindlasti oma tutvusringkond ja mingi sotsiaalmeediakanal ja siis igasugused festivalid ja asjad on ju ja nüüd on nagu asi huvitavaks läinud, et selles mõttes, et nüüd on see asi, et ma olen mingitest aegadest kuskile meelde jäänud ja need inimesed tulevad nagu selles mõttes nagu pika vinnaga, vaata. Et nad tulevad, nad on mind vaadanud või jälginud juba aastaid, on ju. Nagu aastaid on jälginud mind, on ju, ja aastaid mind, ja selles mõttes nagu, see on nagu hästi siuke nagu
või siis lihtsalt kuskilt kirjutavad mulle, ma ei tea, kust nad mind leiavad, ma päriselt ei, ma olen alles selles mõttes, ma olen selles mõttes nagu kehva ka, et ma unustan jälle, pärast mõtlen, ma oleks nüüd küsima, kus sa mind leidsid, on ju. Jälle, noh, aga ma räägin, et ma olen ka seda tüüpi natukene, kellel, mul meeldib nagu rohkem nagu oma asja teha, mitte mingi muu asjaga seal tegeleda, et mitte mõelda, et kus ma nähtav olen ja nii edasi. Mul meeldib tegelikult nagu oma asja teha, vaata nagu, et ma tunnen, et ma tunnen nagu seda nagu, et kui nagu reklaamitegija saabki oma reklaami teha, aga mina olen ajurveeda õpetaja ja ajurveeda konsultant ja nii-öelda, et ja siis miks mina pean siis kellegi teisele kuuluvat tööd tegema selleks, et oma tööd teha veel on ju, või mul on või et raamatupidamist ma ju ei tee ise omale aastaaruannet on ju, või siis hambaid ma ei paranda ise, vaata. Ma olen oma klassivenna juurde, kes seda oskab paremini teha. Aga jah, põhimõtteliselt tegelikult on ikkagi enamasti sotsiaalmeedia ja siis teine koht on see, et eks ma, kui ma ise kuskil käin ja nagu päriselt inimeste seas ja päriselt inimestega nagu suhtlen ja eks see India teema, ma arvan, et on ka ikkagi mulle natuke seda sükest au ja kuulsust toonud, et seda, aga eks ma olen natukene ka trigerdan ka inimesi oma selle nii-öelda, kuidas ma saab sellise vaba hinge olekuga, et ega ma arvan, et päris kõigile see vaba hing nagu natukene nagu vist ehmatab ja tekitab sellist nagu, et kuidas see võimalik on, et ma olen ju siin viimased 3 aastat ma olen siin nii-öelda 4-5 kuud on järjest Indias, eks ju. Ikkagi. Ja kui sa küsid, mis ma teen, et ma olen Eestis olen nagu ka eelmist, nüüd ma võtsingi nagu vaata, kuna sa räägid mulle siin sellest numeroloogias, et kõik see muutused ja kõik värgid on ja ma tajusin ju selle ära ja ma võtsin siin talvel omale mitu kuud lihtsalt pausi ja otsustasin, et ma see aasta neid Eesti retriite nagu ei tee, vaata, et ma tahan nagu selgust saada, et see ongi see kaos aasta selles mõttes on ju. Et mis ja kuidas ja mis see minu tee on ja et minna nagu hästi konkreetseks, siis need Eesti retriite olen ma teinud, aga ma olen teinud, mida ma jätkan kindlasti on India retriidid, et viia inimesi ajurveeda keskustesse Indias, vaata nagu kehapuhastust tegema, mis on nagu mis minu jaoks on olnud see power ja elurõõmu ja selle naeratuse looja ehk ma arvan, et minu jaoks on olnud küll see, mis on aidanud nii-öelda elus olla ja seda jõudu oma kõike seda, oma asju nii teha, nagu ma olen teinud, et need on niisugused, mina oma põhjalikkusega viin inimesi muidugi väga headesse kohtadesse ainult. ja niimoodi, et need inimesed, kes tulevad tavaliselt on ka hästi pühendunud, on ju. Selles mõttes pühendunud, et me käime ajurveeda keskustes seda kehapuhastust tegemas, on ju. Ja see tähendab seda, et sa ei tule mitte Indiasse chillima ja Indiat avastama, eks ju, vaid sa tuledki 8 nädalaks oma tervisega sinna tegelema, on ju, ja võtad oma selle kehapuhastuse omale asjaks number 1, on ju, et enne seda võid käia ja teha, mida tahad ja ka peale seda oleks nagu hea otse nagu koju tulla ja endast hoolitsema hakata, aga põhimõtteliselt on see selline ajurveeda baasil siis nii-öelda kehapuhastuse noorendamise kuur, mis on 2 nädalat on Indias ajurveeda keskuses, kus sa oledki seal 2 nädalat koha peal, saad mitu korda päevas massaaži, alustatakse sellega siis, et antakse sulle seda selitatud võid, mis on nagu nii-öelda keedetud, kuhu sisse on keedetud mingid taimed igalühele vastavalt tema isiklikule tema enda teemale, tema enda tervislikule seisundisse, igaüks saab erinevat, on ju. Ajurveeda arstid teevad sulle väga põhjaliku terviseanalüüsi, iga päev vaatavad su üle, iga päev hindavad su olukorda, iga päev määravad järgmiseks protseduurid ja kõik, et selline väga põhjalik selline kehapuhastuse selline protseduur, mis on 2 nädalat aga ma alustasin selle giiga, et antakse alguses seda selitatud võid ehk giid, mis siis nii-öelda
see gi siis jõuab sulle nii-öelda raku tasandile ja paneb sealt nii-öelda need toksiinid liikuma ja siis kutsutakse kutsutakse esile kõhulahtisus taimedega. Aga see ei ole, see tavaliselt ongi niimoodi, et inimesed, nagu eile ka ma ühe oma vana tuttava meesterahvaga rääkisin, tal oli tohutu huvi, aga hirmsasti nagu hirm oli hästi suur, vaata, et kas see ikka on õige ja kas ja mis ja et selles mõttes on mina ütlen, et igaüks võiks ühe korra elus selle asja ära proovida, et saaks teada. Et selles mõttes see Ayurveda kehapuhastused on, et panchakarmaks nimetatakse seda, on ju, panchakarma, et me oma ennast keha puhastame aga 5 tasandil, eks ju. Kõikide kehade tasandil siis nii-öelda. Puhastame oma keha ära, täiesti nagu sügav puhastus on see. Et tegelikult seal on nagu selliseid ebameeldivaid kehapuhastusi küll seal sees, on ju. Et seal tehakse sealt listiire võib-olla ja niisugust kõhulahtisuse protsesse, aga keegi ei seisa sul püssiga kõrval, on ju, ja ei ütle, et sa midagi nagu pead tegema või et selles mõttes, et see on kõik vabatahtlik ja kui see läheb üle nagu enda jaoks nagu üle mõistuse, et siis sa ei pea seda, mida alati öelda, et ma ei soovi seda, aga sellist asja üldiselt väga tihti ei ole, sest et ei ole midagi nii hullu, et sa seda nagu ja sellega kõigega koos kaasneb see, et sa saad mitu korda päevas massaaži, sind poputatakse, sind kantakse kätel põhimõtteliselt seal on ju, et see on nagu üks tohutu suur protsess, kus sa lased enda eest kellelegi teisel lihtsalt hoolitseda, oma kehast hoolitseda, sina lihtsalt oled ja puhkad. Kas see on pigem siis selline paastumine ka kehaliselt või milline see toitumine seal on? Toitumine on ikkagi ka taimetoit ja hästi lihtne, hästi tasakaalustatud taimetoit, et seal antakse süüa ka vastavalt siis sellele, mis protsess sul parasjagu käsil on ja vastavalt sinu enda kehakonditsioonile, et päris kõik ühtemoodi süüa ei saa, et nad vaatavad selle järgi, mis Ayurveda järgi sulle nagu sobib. Ja see ei olegi see, et selleks, et sinna tulla, et sa ei pea nagu haige olema, nagu niimoodi ei pea olema, et üks häda ajab teist taga, et pigem on nüüd ütleme, et siis 40 pluss 45 pluss naised on ju, kui see üleminek iga hakkab nii-öelda lähenema, siis just seda restarti omale teha ja et oma keha nagu sellel ajal tasakaalu saada, ja loomulikult mingite haiguste puhul, ka mingite krooniliste haiguste puhul on see nagu väga hea, aga ma arvan, et ei ole mõtet oodata, kui midagi tervisega juhtub, et seda võiks nagu enne teha, et ütleme, et kui siin eelmine aasta naised käisid, siis ütlesid ka, et issand jumal, et nagu, et ma küsisin et naised, et kuulge, et kuidas ma siis nagu seda reklaami peaks inimestele, et nad nagu tahaksid siia tulla ja siis mõtlesid, ütlesid, et ei tea, et nemad ei oska öelda, mille moodi seda peab reklaamima, et ise peab kogema seda. Et ise peab kogema, et kahju on, et see klikk varem ära ei käinud, et nagu tulla, vaata. Et see on tegelikult ongi mõnus, vaata, see on tegelikult kokkuvõttes on hästi mõnus nagu. Ma täiesti kujutan ette seda, aga milleks inimene peaks siis ette valmistuma? On see siis naine või mees või kas see on ainult naistele mõeldud või see on siis nii meestele kui naistele? Tegelikult on meestele kui naistele, vaata, et tegelikult mehed võib-olla vajavad seda, vaata, et isegi rohkem, et mulle nüüd see aasta läheme 1–15 november on ja siis mul isegi on juba mehed grupis. Nii tore, mul on ülihea meel selle üle, et mehed on ka, sest vaata mehed tegelikult hoiavad, nad kannatavad kauem ja mehed kipuvad arsti juurde ikka alati siis minema, kui käsi hakkab otsast ära kukkuma juba, eks ju, et mitte enne. Et nad peavad tublid olema ja nendel on nagu nii-öelda looduse poolt öeldud, et looduse poolt on nendel selline nagu ülesanne tohutult tugevad olla ja meid kaitsta, eks ju. Ja kogu aeg nagu kõigest vastutada, et siis meeste puhul on tõesti vahest isegi see, et pole küsimus selles, et kas nad kukuvad varsti kokku, vaid millal nad kokku kukuvad, on ju.
tegelikult, et see on kõigile, see absoluutselt sobib kõigile ja tegelikult on 30-aastased käinud, on 80-aastased käinud, aga lihtsalt nendega tegeletakse erineval moel, et ütleme, et mingis vanemas eas lihtsalt kõiki protseduure ei tehta, sellepärast et see vaadatakse sinu keha nagu seisundit ja see sobib tõesti ka naistele kui meestele ja tõesti selles mõttes igas vanuses ja aga muidugi, kui on mingi väga tõsine terviseprobleem, siis tasub enne natukene selles mõttes eeltööd teha ja uurida, et kuidas ja mismoodi nad aidata saavad, vaata, kuidas sa et selle, selles mõttes sihukest asja nagu ei ole, et kui nad ikka ütleme, et kui ütlevad, et nad aidata ei saa, siis või kui nad ei saa aidata, et siis vähemalt need kohad, kus mina käin, siis ja inimesi viin, siis seal on nagu küll see, et nad lihtsalt niisama kellelegi nagu nalja ei tee seal. et raha teenida, vaata mis Indias on tavaline. kus sa sellise asja peale tulid üldse, et retriiti hakata tegema? Kuidas ma tulin, mina ei tulnud üldse siis selle peale. Esimesele retriidile mul olid oma kliendid, kes ütlesid, et davai, et me tahame ka tulla, onju. Ja siis nad tulid minuga koos esimene kord. Oota, nüüd on selline lugu, et aga sina ise juba olid käinud korduvalt ja sa olid jaganud mina olin ühe korra ise käinud, 2016 käisin ma esimest korda. Ja siis, kas see oli siis 2019, kui siis olid 3 naist, kes teadsid, et 3 või 4 naist olid, isegi lõpuks 3 tükki tulid, aga kes teadsid, et nemad tahavad ka tulla, et mis ma saan üksi käia niimoodi, et nemad tahavad ka tulla ja siis nad tulidki ka minuga koos ja siis tuli see koroonaaeg vaata peale, siis peale koroonat siis sai uuesti see õhku visatud, et lähme ja ma ei tea, ma iga aasta mõtlen, et ma enam rohkem ei viitsi jamada, onju, et see on see pikk reis ja teine asi on ka see, onju, et ikkagi vastutus on ka, onju. Aga ma ei oska öelda, ma ei saa sellest kuidagimoodi nagu nii-öelda nii, nüüd jooksis midagi kokku. Aet? Aet? Nii, Aet on tagasi. Mingi trükiviga tuli vahele, et kadusin ära vahepeal. kadusid ära, jah. aga kuidagi on jah, ma räägin edasi siis, et ma tegelikult eks see on jälle see, et mingid raskused tulevad, enda jaoks tulevad siuksed võib-olla need ka surnud punktid ja võib-olla see, mis sa ütlesid õigesti, et tuleb vastutust jagada ja mingisuguseid asju delegeerida, mida ma pole teinud, on ju. Et ma tihti mõtlen, või mis tihti, iga aasta mõtlen, et ma teen viimast korda ja siis ma ikka kuskilt jälle tuleb see teie, et ma ikka panen jälle järgmiseks korraks kohad kinni ja hakkan jälle pihta otsast peale, sest et esiteks ma olen ise tohutu fänn, mulle hullult meeldib ja ma usun sellesse ja siis on jälle huvitav vaadata, kuidas see grupp kokku tuleb, millised inimesed tulevad, on ju, et kuidas nad tulevad ja samas ma ikkagi tunnen, et see on minu selline mõnes mõttes mulle antud ülesanne, mida ma pean tegema et mida ma pean ellu viima, mida ma pean inimestele et ma ei saa seda tegemata jätta ka, ja ma siin ühes enda sarnaste toetavad, sarnaste naiste ringis üks toetusring oli meil paar päeva tagasi, siis nad ka kõik vaatasid, et kuule, sa pead meile sellest rohkem rääkida, me tahame ka tulla, on ju, ja kõik sihuke, et tegelikult see ongi see koht tegelikult, et võib-olla ma olen ennast ka tagasi hoidnud ja pole sellest väga ise ka rääkinud, vaata, võib-olla ma olen rääkinud, aga mitte võib-olla nii kõlavalt. Mul tundub see, et seesama, me jõuame sinna juurde tagasi, et mis sa ütlesid, et mis sul on juba nii tavaline, et sul tundub, et kõik teavad seda, aga tegelikult ei tea. Et iga tuleb jagada, teie ka, kes te siin olete, kuulate kõrvad kikkis ja teie sees on nii palju informatsiooni ja kui te olete kuulnud isiklikult veel minu käest, et te peate jagama oma teadmisi, oma tarkusi, oma kogemusi ja see, millega te tegelete, siis näete, juhtub see, mis juhtub Aedul ja mis juhtub minul aeg-ajalt, et mina arvan ka, et kõik teavad oma numbreid, aga tegelikult on väga palju, kes veel ei tea.
et nii, et jagagem rohkem. Kuule, Aet, aga nüüd, kui kuulajatest keegi nüüd otsustab, et tema on juba ammu tahtnud, aga ta pole infot leidnud selle kohta, kuidas infot saada? Vot selles samasel heatuju.ee, võta, mis mul siin all paremas nurgas on, sellel lehel saab. Ja tegelikult, kui mulle kirjutada näiteks aet@heatuju.ee või siis Facebookist Aet Sillaste, siis võite küsida, saadan, räägin. Et niimoodi saab alati infot ja sest, et noh, ütleme, eks ta ole, et mul on seal kodulehel on põhjalik informatsioon muidugi üleval, eks ju, aga noh, selles mõttes, et see on jällegi üks asi, mis on kirjutatud, eks ju, et seal on see informatsioon on niimoodi kompaktselt, aga kui mingi küsimusi, alati inimestel tuleb küsimusi, sellepärast, et see on nii oluline ja see on nii suur asi tegelikult, et see ei ole nagu lihtsalt see, et sa lähed 20 eurosele loengule kuskile, vaata nagu 8 tunniks või võtad mingi veebika, see on suur asi, sa 2 nädalat või rohkem oled kodust ära, sõidad teise maailma otsa, on ju, et noh, et see on väga suur otsus ja see peabki olema hästi põhjalikult läbi kaalutud, ma leian, et ei ole mõtet tulla sinna lihtsalt igaks juhuks, et ma nüüd tulen sinna ka, on ju. Mina küsiksin kohe seda, et kas selleks on vaja osata mingisugust keelt? Kui kaua sina või kuidas sina seal kogu aeg koos oled, kaasas oled? Sellega on niimoodi, vaata, et mina olen vahest nagu kanaema, nagu, eks. Tahad kontrollida kõiki situatsioone? Aga tahan kõike kontrollida, ma pean õppima ja nii vähem kanaema olema, tahan hullult kontrollida. Eile hakkasin osalejatele infolehte kirjutama, siis ma mõtlesin, et ma teen teisipäeval, et enam mul on kontrollimise vajaduslik päev oli eile, et siis ma ei saanud seda edasi teha, sest inimesed tahavad ise ka otsustada, ise ka vabadust natukene. Aga põhimõtteliselt on see, et noh, tegelikult see on loomulik, et kui inimene pole ennem Indias käinud, siis on tal sellised küsimused, et ma nagu tegelikult, mul on hästi põhjalik siuke infoleht ja enne seda on mul ka tehtud selline põhjalik online koolitus, et inimene nagu saaks ikkagi teada, mis asi see Ayurveda on ja mis seal Ayurveda keskuses nagu ikkagi toimuma hakkab ja kuidas see, nagu see süsteem käib ja kõik ja ütleme niimoodi, et nii kui need inimesed, ütleme niimoodi, et me kuskilt juulikuust alates, lähme novembris, kuskilt juulist, augustist hakkame juba selle nagu eeltööga pihta ja tegelikult ütleme, et sügisese grupiga, kes juba on ennast kirja pannud, nendega me teeme üht-teist juba praegu selles mõttes, et nad ikkagi vist tahavad juba hakata planeerima, kes kellega koos läheb ja lendusid ostma hakata. Et niimoodi on, et igaüks läheb kohale ise, aga nad lähevad, mõned, kuna mina ise olen mõnikord lähen palju varem ja siis on ka see, et ma tahan enne seda retriiti paar päeva, ma pean omaette olema seal, et ma lihtsalt muidu ei ole ise võimeline 2 nädalat inimestega koos olema, aga ma teen esimesel päeval alati väljasõidu, seekord võib-olla teeme ühe päeva veel, vaatame. Esimene päev teeme väljasõidu, käime nendes kõikides lähedal olevates vaatamisväärsustel, käime paadiga sõitmas. Ja siis lähme koos kõik sinna keskusesse ja siis seal ma olen tegelikult kogu aeg seal olemas, on ju. Ja ma olen seal olemas selleks, et noh, tegelikult on hea, et osata inglise keelt. Nii palju, üldjuhult on ajalugu näidanud, et enamasti saavad kõik väga väikese inglise keele oskusega hakkama oma seal äppidega tõlgitud, sest et vaata, seal on need arstide konsultatsioonid ja need isiklikud privaatseid kohtumisi on terve päev täis, vaata, et ma ei ole võimeline olema kogu aeg kõigiga kaasas ja olema tõlkebüroo, vaata, noh, et ma alati aitan, kui inimene soovib esimesel konsultatsioonil olla, mis on umbes 1,5 tundi isegi vahest, et seal ma olen juures, sest et siis mul on sellepärast ka hea, et siis ma saan, kes tahab, et siis ma saan teada, mis asi ta seal, mis teemad ta seal on ja minu nagu roll on ka pigem nagu see, et ma oskan ka nende käest seal inimese jaoks võib-olla midagi, sükest olulist nagu välja rääkida,
mida nad ei oska ise küsida või mida ise nagu tähele panna ja noh, alati kui mingid ühest tsüklist teise, seal Panchakarmal on ka mingid erinevad tsüklid nii-öelda, siis me alati teeme jälle õhtuti, teeme jälle neid kokkusaamisi ja selliseid nagu noh, jagamisringe, et kus ma siis jälle räägin ära, mis nüüd tulema hakkab ja noh, üldse seal nagu seda ma nagu selles mõttes ma teen ise küll ka kaasa, aga ma nagu olen seal koordineerin ja juhendan nagu kõike seda, et ma olen kogu aeg seal olemas, 24/7 olen olemas, et ma ei lähe mitte kuskile sealt, on ju. Ja tavaliselt nagu enne me teeme ka veel kokkusaamise ja ma olengi niimoodi teinud, et inimesed saavad omavahel tuttavaks, nad saavad koos minna, mõnikord on ükskord 4 naist näiteks läksid juba nädal aega varem sinna ja noh, käisid lihtsalt nagu reisima läksid nagu nädal aega varem puhkama juba ja enne siis seda siis ongi, et me teeme selle seal see online'is on selline ettevalmistusprogramm siis, kus toitumisest on, kuidas ennast ette valmistada ja mida kaasa võtta ja nii edasi ja siis ma tavaliselt aitan vaadata, annan soovitusi nagu lendude jaoks ja mis ma veel teen? Ühesõnaga ma olen see i-tähega vaata ringi sees see punkt, vaata, kelle käest infot saab igasugust, et selles mõttes, et ma nagu enne ikka räägin, et millised dokumendid on vaja ja kuidas viisat teha ja kõik sellised peensused asjad, et see on see asi, mis võtab tegelikult ise üksinda minnes nagu mega palju aega ja mega palju ja samas ma olen nagu selle kliiniku ja inimese vahel see suhtluses, kui on enne mingit infot sealt vaja või mingid terviseprobleeme, siis ma aitan neid selgitada ja nii edasi ja pärast me oleme ka teinud veel nagu kokkusaamisi online'is, et seda nagu enda seda seisundit säilitada, mis on nagu hästi oluline. Kas sina oled siis näiteks abis ka mingid teatud oma kehahoolitsustega, siis massaažid, värgid, särgid oma nõuannetega, siis ma mõtlen peale retriiti nagu olemas? Jah, põhimõtteliselt küll ja, et vaata nende massaažidega, ma ei tea, saan nagu alati tihti väga abiks olla, sest et siis ma vahest annan kellegi kontakti, kes tahab, aga massaažidega ma alati ei saa, sest et ma tihti jään sinna pärast ise Indiasse. Okay. Ma jään ise, aga selles mõttes, et info ja sellega küll ja kõik aga põhimõtteliselt nad saavad pärast kaasa kõik oma toitumisjuhised ja saavad kaasa ka need taimeravimid ja nii edasi, eks ju, et seal on nagu hästi suur pakett on see, mis ta saab ja võib-olla selle ühise mineku eelis ongi see, et sul on nagu grupp, vaata. See on üks asi, millest ma tõesti hea meelega räägiksin, et vaata, et Indias on nüüd selline asi, et nendel ei ole vaata nagu sellist kommet, et inimesi võib-olla niimoodi emotsionaalselt nii palju toetada. Et kui sa sinna lähed tihtipeale, siis sa võid tunda ennast üksikuna. Sest et nendel ei ole seda kommet, et nad ütleme, et kui sul tulevad mingid emotsioonid üles või midagi sellist, et nad sind nagu tuleksid sulle sind niimoodi käte peal kandma. Nad kannavad sind kätel igasuguste teraapiate, asjadega, toiduga, kõik on alati olemas, aitavad ja hästi toredad, aga seda emotsionaalne pool on nendel natuke siuke. Ja ma ükskord küsisin ise, et miks see niimoodi on ja nad ütlesid niimoodi, et sellepärast, et nendel on 100% see emotsionaalne tugi perekonnal. Et see ongi selle nagu kultuuriline erinevus ja sellepärast nagu ongi see grupiga koos minek on nagu hästi hea, et siis meil on nagu oma perekond seal olemas, et me saame üksteisele toetust pakkuda, tuleb igasuguseid asju seal üles, on ju, ja mõni tahab ainult kogu aeg oma ette olla, see on ka väga okei ja see on väga hea, on ju. Et on selline hästi nagu siuke nagu kuidas võtan, et on tegelikult retriit iseendaga, vaata, see ei ole selles mõttes, me oleme küll grupiga seal, aga tegelikult on iga inimese nii privaatne isiklik retriit, et suurem osa ajast me tegelikult 11, see on nagu piirkond on väike, hästi väike on kohe seal,
aga see on 14 tuba vist ainult, et selles mõttes ta ei ole suur. Aga kõik on, igalühel on erinevatel aegadel mingid protseduurid, asjad, igaüks läheb omasse isikliku rütmi seal, on ju. Ja ma olen alati ka öelnud ennem, et enne kui sa kellegi suhtlema lähed, ole ettevaatlik, vaata, kas teine tahab üldse. Nagu küsi nagu järgi, on ju, selles mõttes, et lubame üksteisel olla, vaata, omaette, omas selles, eks ju. See on nii huvitav. Selles mõttes, et samas. Jaa, sest vaata, numeroloogiliselt saab kohe jälle väga hästi aru, kes kui palju suhelda tahab ja kes ei taha. Jälle sellise oma edukuse koodiga. Kuule, tead, aga lõpetuseks veel sellist asja, mida ma tahaksin küsida. Kui nüüd siin nüüd leidub neid inimesi, kes soovivad retriidile, siis ma sain ka aru, et saab võtta sinuga ühendust selle heatuju.ee kodulehe kaudu, Facebooki kaudu siis Aet Sillaste ja siis ka meile, kes soovib siis, kellel ei ole siis Facebooki, saab kirjutada. See oli aet@heatuju.ee. Just, ja aet@heatuju.ee, jah. Ja, aga siis... Ja kui ta kirjutab info@heatuju.ee, siis tuleb kohe kohale. Okay. Aga aet@heatuju.ee. Siis selline küsimus, vaata ikkagi minul hakkas kohe selline küsimus tekkima pähe. Kui sa ütlesid, et igaüks võtab endale ise lennu, sina juhendate, kuidagi grupiga ikkagi satute ühele lennule või tegelikult ei satu, sest mõni võib ju nädal aega varem minna, mõni hiljem, eks ju. Tead, see on nüüd niimoodi, et alati on grupis inimesed, kes tahavad koos tulla, vaata, või juhtub, tavaliselt on niimoodi, et keegi ütleb, et ta tahab teistega koos tulla, siis on keegi veel, kes ütleb, et ma tahan ka teistega koos. Ja teinekord nad koopereeruvad, tulevad üks päev varem, üks päev hiljem või niimoodi. Ja küsimus on ka selles, et mul on tulnud inimesed, eks ju, eelmine aasta näiteks oli, üks tuli Tallinnast, Tartust, siis Norrast on ju, siis tuleb, on ka see, et kes tuleb Helsingist või kuskilt on ju, ma ei hakka Helsingi inimesele ütlema, et tule Tallinnasse, et me saame koos minna või kuskilt, ma ei tea, Norrast ei komanda kedagi siia, et selles mõttes on nagu vaba, vaata, selles mõttes on nagu vaba, vaata. Ja, aga siis näiteks, et sul on kindlasti kodulehel kirjutatud need kõik üles, aga ma küsin ja sina siis lihtsalt... Küsi. See ongi oluline, et sa küsid, sest et mina ei tea, mina tegelikult alati ei tea, vaata, mis inimestele probleemiks on. Ja, minul tekkis kohe selline küsimus, et aga kui sina seal justkui nagu organiseerid neid asju, kas retriidi hind, mis see hind on? Ma saan aru, et see hind ka kindlasti võib kõikuda iga aasta natukene võib-olla siia või sinna, sõltub teenusest, aga see hind nüüd ise ei ole mulle niivõrd oluline, aga kas sina võtad siis kuidagi nagu mingi paketi või sinu vahendusel siis kuidagi paketi hind makstakse siis sulle või peab maksma seda ka siis sinna asutusse eraldi või kuidas? Mul on nagu niimoodi, minul on eraldi on olemas väga hea küsimus jällegi, et on eraldi olemas nagu selle Panchakarma toetamise tasu, mis on mulle. Et mina mida aitan enne organiseerida ja selle kohapealse teenuse eest maksavad kõik kohapeal. Kohapealse teenuse eest maksavad kõik kohapeal, sest et seal on ka seal on ka erinevad, vaata, seal on ka erinevad tasud sellepärast, et oleneb sellest, mis hinnaklassist toa sa võtad, on ju seal. Et seal on eraldi tasud, aga ma ütlen, et ütleme, et piletitega kokku ma võin öelda umbkaudu on see kuskil 3500, kuskil sinna kanti, aga see on 2 nädalat. Ja. Ma saan aru, sest juba reisis eneses sinna ja kõik need muud asjad. Ja, see on midagi, see on paratamatus ja see on selline prioriteedi seadmise küsimus mõnes mõttes enda jaoks, vaata. Samas on see hea teada, sellepärast, et nüüd praegu seda videot kuuldes, siis igaüks saab ise mõelda need asjad oma peas läbi. Mõni kogub selleks pikemalt raha, mõni vähem, aga aga vaata, tegelikult on niimoodi, et ma tavaliselt inimene registreerib, siis ma võtan, esimene sissemaks on 555 €. Siis väikse osa saab veel sellest organiseerimise, selle nii-öelda retriiditasust veel augustis maksta, siis vahepeal lennukipiletid, siis osa seal koha peal vaata, et tegelikult vaatan selles mõttes
noh, viimastel aastatel on küll vahest on eestlased hakanud väga viimasel hetkel registreerima, aga see aasta tuli mulle juba päris mitu inimest olid märtsi lõpuks mulle juba väike esimene osa grupist nagu koos, et ma praegu tegelen sellega veel ja räägin sellest ikka edasi, et 1–15 november siis, aga see on nagu hea variant, et see ei ole, tule sul see veel, et ilmselgelt kellelgi ei kasva 3-4 tonni kuskil puu otsas, on ju. Tavaliselt ei kasva, mõnele on nii, et võib-olla võtab sahtlist, eks ju, kohe korraga, aga paljudel inimestel on see ikkagi planeerimise küsimus, on ju. Ja see on loomulik ja seda ei tohi nagu naeruvääristada ka alahinnata, vaata, et see nii on, aga seda saab nagu jagada, vaata nagu, et see on selles mõttes on hea, et seda saab jagada terve ja selles mõttes ma nagu see aasta hakkasin ka suhteliselt varakult sellega pihta, et siis saadakse seda planeerida ja jagada, vaata, et. Nüüd ma saan nii palju aru, et juba seal on kohti broneeritud, et kui sa ütlesid, et seal on, kui seal on 14 tuba, on ju, kui tihti sa teed neid aastas? No ma praegu olen teinud neid ühe korra. Aga mul siin ikka nagu siin, ma ikka mõtlen, et äkki ma peakski ainult neid hakkama tegema. Peaks rohkem tegema, et just nagu pühendame ennast just sellele. Ma just eile, see ongi see, et kõik need teemad, mis seal nagu vajalik on inimestele tutvustada, just eile ma ühe inimesega rääkisin ja siis ma mõtlesin, et issand, et oleks jälle nii palju jagada, vaata. Siis peaks jälle iga kord, kui kellegagi ma räägin, ta küsib mingit küsimusi jagama, et mis hirmud on või miks inimesed kardavad või mis see nagu, et siis ma ise naeran, et ja siis täna ma räägin massaažist, ma räägin karmast ja kolmas päev räägin ei tea millest. Et tegelikult see võiks olla see, et äkki peakski võtma selle ühe hästi kindla suuna ainult, eks, et millest kogu aegki rääkima vaata nagu, et . Ja samas on see, et lihtsustada oma elu, siis teha lihtsalt selle kohta üks tutvustav video, mida sa saad ju iga kord jagada ja see on sul seal YouTube'i olemas. Ja siis sa seda linki muudkui jagadki. Seepärast, et mina kujutan ette, et näiteks ma ei ole sellistel asjadel käinud. Minul tuli kohe nagu väga palju küsimusi. Ma sain täna juba palju vastuseid, kuna ütleme siis minu jaoks India on täiesti tundmatu maailm. Mina kindlasti eelistaksin minna kellegagi koos. See oli hea teadmine, et seda summat ei ole vaja kohe välja maksta, sest seda, mida varem hakkad sellega pihta, on ju, millal sa selle välja kulutad, seda rohkem siis osamaksetest saad maksta. Jälle mulle väga hea teadmine. Siis ka see teadmine on hea, et ma pean kuidagi ise organiseerima, aga sina aitad need lennupiletid siis, et sinna ja tagasi, siis juba seal teatud inimestega saame koos minna ja tulla, sina jääd sinna, et see, et sina oled kuidagi seal olemas, siis see lugu muidugi, et kas seal wifi, kui hea on wifi kasutamise võimalus seal? Ja vaata, wifi't pole sellise protsessi juures üldse vaja tegelikult, aga tänapäeva inimesele tuleb seda anda, sellepärast, et muidu ta satub paanikasse, on ju. No siis sellepärast, et kui sa ütlesid, vaata, inglise keele tase võiks olla ja isegi kõige mina ei saaks hakkama. Kindlasti sa saaksid hakkama, sest et vaata, tegelikult väga üsna kehva inglise keele oskusega inimesed saavad seal hakkama, sest et tegelikult lõpuks need küsimused, mida nad seal küsivad, on hästi lihtsad, eks ju, igapäevaselt ja ma olen ise seal ka kogu aeg olemas, on ju, aga wifi on olemas ja tegelikult ja selles mõttes on hea isegi ise hakkama saada nende äppide abil, et tegelikult ise arstiga suhelda otse on palju parem kui see, kui keegi seal vahel on, vaata. Ja vaata, nagu sinagi ütled, et kui sa vaatad minu numeroloogiat, on ju, et siis sa juba kohe saad aru, mis ma olen ja nemad saavad samamoodi aru, nad vaatavad sinu nägu, sinu pulssi, vaatavad ja siis on tegelikult palju parem, kui keegi seal vahel ei ole, vaata nagu selles mõttes, et kui nad on otse suhtlemises. Ja kõik saavad hakkama ja see kõik see internetiühendus ja kõik seal on nagu olemas muidugi. Ja see on täitsa okei, aga lihtsalt mina alati ütlen seda, et lihtsalt niisama kuskil chattimiseks ja seda ei ole nagu väga mõtet oma energiat sinna peale panna, et tegelikult ma olen alati soovitanud, et teha mingi vähemalt siis, kui see alguses see kiivõtmine on see 4-5 päeva, siis sa lähed täiesti nagu mingisugusesse teistsugusesse protsessi või rännakusse,
et siis hakkab nii palju informatsiooni tulema ja enda kohta teadmisi, et siis ei ole mõtet nagu seda ära solkida sellega, et sa kuskil chat'id ja kõigile jagad ja mingeid pilte saadad ja noh, olen harjunud lihtsalt nagu see, et aga see kõik on olemas, et keegi ei ütle, et see või oma laste või ema või mehega suhelda kodus, et muidugi võid, aga lihtsalt on see, et me ei ole harjunud võtma seda aega päriselt iseendale vaatama. Tegelikult me ei ole lihtsalt harjunud seda võtma. See tundub imelik, sa lähed kuskile 8 nädalaks iseendaga. Nõus. Aga jah, aga jah, tavaliselt ma mõtlen, et kõik see lendamised ja kõik need asjad, see alati tundub inimestele tohutult hirmutavad, aga kuidagi on alati kõik nii hästi laabunud nagu. Ei, selles ma ei kahtle üldse, et ei laabuks, aga no vaata, kui teadmatuses on inimesed ja sa oled seal ju nii palju käinud, sinu jaoks on see täitsa tavaline nagu vetsus käimine, aga teiste jaoks ei ole see nii. Ma räägin, et üks naine oli mul üks armas naine, mul oli, ma ta esimest korda tuli, ta oli täitsa paanikas, et kuidas moodi ta saab kohale lennata ja kõik see kohale. Ja ta tuleb seekord 3. korda. Ja nüüd on juba on tema niisugune tegija, et teised saavad tema õlale toetada, vaata, või nagu nii kihvt on nagu see, et vaata, need on ka mõnes mõttes, vaata, need on nagu need sellised nagu, kuidas ma sulle ütlen, et need on minu jaoks alati need, et need on need asjad, on ju, vaata, mis tulevad esile ka just siis, mis on tegelikult enda jaoks ära lahendada, vaata, et mingitest hirmudest nagu üle saada ja eks see panchakarma energia on ju nii tugev, et hakkab kohe sul mingisuguseid su enda, hakkab kohe sul viskama triggereid, et oi, et kas mul on ikka vaja minna, et äkki ma ei saa hakkama ja nii edasi, vaata, et noh, et ta viskab kohe hakkab neid triggereid nagu üles viskama, et see on aga noh, ja Indiasse lendamisega et sellepärast seal on neid erinevaid lendamise viise on lihtsalt nii palju erinevaid seal, et kas läbi Mumbai või läbi Delhi või kuidagi ühe piletiga, ja noh, praegu on ta selles mõttes, et see Dubai ja see Katar on nüüd natuke rivist väljas, et praegu ta on selles mõttes natuke muutunud ka, et siis on jah see nagu hea teada, et ma ilmselt me neljapäeval või järgmine nädal või ülejärgmine nädal teemegi ühe esimese koosoleku sellel teemal, et kes kellega tahab nagu ühineda ja et mis variante nagu kasutada, et seal on nagu mõnes mõttes nagu mingid nüansid, mida mul on jälle hea öelda, sest et mul on nii palju kogemusi, vaata, ma olen seal mingi 15 korda vähemalt käinud, et seal on nagu lihtsalt jah, mingisugused siuksed nüansid, et kust lennujaamast on parem minna, et ei pea terminale vahetama ja nii edasi, et kus on nagu lihtsam ja selles mõttes ma saan täitsa aru sellest, et India nagu hirmutab, et mina fännan, aga kõigi jaoks ei ole see nii, et ta tuleb ja astub lennukist maha ja hakkab kohe nautima, vaata, et see kultuur ja kõik see sihuke, seal on see hästi intensiivne mõnes mõttes, et see esialgu nagu ikkagi võib nagu ehmatada, et see ei ole päris ja ütleme ikkagi niimoodi, et sellisele ühisretriidile tulevad ikkagi ka pigem nagu need inimesed, kes pigem ei taha nagu üksi minna, vaata. Või pigem nagu ei taha nagu üksi minna ja siis minu ülesanne ongi neid poputada seal ja neid käest kinni hoida nii-öelda heas mõttes, eks ju, et tulla, aga ma olen nagu aru saanud jälle seda, et igaüks läheb eraldi või see vaba voli on sellel minemisel, et ma olen isegi, et mõnikord on olnud niimoodi, et lähme kõik koos ja lõpuks ikkagi nagu kujuneb välja niimoodi, et igaüks läheb siis, kui tahab. Et see on nagu nii huvitav, sest et lõpuks hakkavad ikkagi kujunema igalühel mingid omad eelistused, kuidas ta tahab minna või mis päeva ta tahab minna ja kes tahab ennem kuskil teeli lähedal veel mingites vaatamisväärsuseid vaatamas käia ja lõpuks ikkagi, see on nii huvitav ka see, et tihti on olnud selline lugu, et need inimesed, kes on nii kindlalt tahavad kellegi teisega koos reisida, lõpuks tulevad täiesti omaette. No vot. See on naljakas, et selles mõttes, et selle reisimise hirmu pärast ei maksa nagu pakku pugeda, et meil on siin tegelikult inimesi küll, kellega saab koos tulla. No vot. Kõik on hoitud.
kõik on okei. hoitud ja Aga aitäh sulle, Aet, selles suhtes jagamast ja kellel rohkem siis huvi, siis võtke tõepoolest ühendust Aet Sillaste Facebook ja Aet head, mis oli hea tuju? hea tuju hea punkti. tuju, tead, see hea tuju on nii lihtne sõna ja siis on seda on kohe nagu keeruline suust välja ütelda. hea tuju, appi kui lahe koduleht. Võrratu. aitäh sulle, kallis Aet, selle kõige jagamise eest ja palun, palun ja sulle ka, kallis Merike, suur aitäh. võrratu naine.